Käesoleva video eesmärk on tutvustada, kuidas käib aadressiandmete süsteemi menetlusrakenduses katastriüksus ja temal paiknevate hoonete aadressi muutmine. Esimese asjana tuleks üles otsida muutmisele minev katastriüksus. Seda on võimalik teha avalehel ATSO-ID või katastri tunnuse alusel või registri aadressi objekti otsing, täites otsingutingimused. Antud juhul on meil teada katastri tunnus, sihestame selle tunnuspäritolu registris lahtrisse ning vajutame nupule otsi või enterit. Leitakse üks katastriüksus, märgistame antud objekti ning vajutame nupule alusta menetlust. Küsimusele, kas soovid menetlusse lisada ka teised samasse perekonda kuuluvad objektid, vastame jah, sest soovime, et menetlusse lisatakse ka antud katastriüksusel paiknevad hooned, sest antud hoonete aadressi peame muutma koos antud katastriüksuse aadressiga. Menetlusse võeti 4 objektis, katastriüksus ja 3 hoonet, see tähendab, et antud katastriüksusel paikneb aadressiandmetel 3 hoonet. Lisame menetluse lühikirjelduse, näiteks Kruusaoja aadressi muutmine, et hiljem oleks lihtne antud menetlust üles leida ning suundume menetluses objektide leheküljele. Näeme, et menetlusse on siis võetud katastriüksuse 3 hoonet, 2 ehitusregistri hoonet ja 1 ETAK Eesti topograafia andmekogu hoone. Suundume katastriüksuse aadressi muutma, avame aadressi, vajutame nupule muuda ning lisame uue aadressi, näiteks Kruusametsa ning vajutame nupule salvesta. Kuna soovime sama aadressi määrata kõigile teistele antud üksusel paiknevatele objektidele, siis vajutame nupule määra sama aadress seotud objektidele. Süsteem annab teate, et 3 hoonele on sama aadress lisatud ning kui me suundume tagasi menetlusele, siis näeme, et kõigil objektidel on uus aadress Kruusametsa. Kui me nüüd objekte kontrollime, siis näeme, et menetluses esineb üks veateade. Objekti kuju on kohustuslik, see tähendab, et ehitusregistri mitteelukondlikul hoonel puudub käesoleval hetkel ruumikuju. See tähendab, et menetluse jõustamiseks tuleb antud hoonele ruumikuju omistada. Ehitusregistri hoonel ruumikuju omistamisest räägib eraldi video, seega sellel ma siin pikemalt ei peatu, aga lühidalt suundume muuda nupuga antud ehitusregistri hoone andmeid muutma, lähme seostame kaardil antud ehitusregistri hoone kuju, selleks nupuga objekti selekteerimine valime ehitusregistri seoseta hoone, vajutame OK ning tegevuste alt vajutame nupule kopeeri kuju. Seejärel suundume tagasi menetlusrakendusse, tagasi menetluse andmetele ning taas kontrollime objekte. Siis näeme, et kontrollimisel vigu hoiatusi leitud ning sellega võime antud menetluse ära jõustada. Süsteem annab teate, et menetlus on jõustatud ning sellega ongi kõigi 4 objekti aadressid muudetud. Ehitusregistri hoonete aadressid jõuavad ehitusregistrisse öise andmevahetusega, seega järgmisel päeval on uued aadressid nähtaval ka ehitusregistris.